Aitäh! Et tänast juttu alustada, siis ma pean tõdema, et üle hulga ajas on esimene kord, kus ma pean rääkima üksi laval. Ma viimasel ajal olen kõik esinemised teinud Henrik Kalmetiga koos. Ma ei tea, miks lihtsalt nii on, et kõik esinemised on online, sa ju kedagi ei näe. Ja siis ongi, et ainukene, kellega sa koos oled ruumis, eks on Henrik. Ja miks Henrik? Sellepärast, et mina üritan alati olla tõsine ja öelda sõnumit, eks ole. Aga kuidagi tuleks ju kõik inimesed kaasa võtta. Kõmm! Ja siis Henrik tõlgib minu sõnumi ilusasti õigesse keelde. Nii, et kõik aru saavad. Lihtsalt, arusaadavalt, nii edasi. Nii, et ma pean täna kuidagi teile ise oma sõnumi kohale viima. Keeruline, väga keeruline. Aga see, mida ma tulin teile täna natuke rääkima, oli siis Sami kutsel, et ta ütles, et kuule, et Mart, räägi, et kuidas see juhtimine nüüd siis praegusel ajal on. Ja ma alguses ütlesin ära, aga siis ma mõtlesin, et on täpselt 25 aastat sellest hetkest, kui ma alustasin tegevjuhtimisega. Ja seda kutsutakse Harri Seldoni kriisiks, asumishari on väljas just koos Tüüniga. Siis mõtlesin, et kuramus, et selle kriisi hetkel võiks ju öelda, et kuidas selles kriisis siis asjad on. Ja mul tekkisid mõned mõtted, mida ma tegelikult tahaks teiega jagada, kuidas mina näen, et see juhtimise maailm üldse tulevikus on. Aga lähme selle juurde ja millest ma kõigepealt tahaksin rääkida, muide väikene märkus teile, te näete, et paluti, et ma räägiks digivärgist. Ma panin igale asjale juurde sõna digi. Lihtsalt, et siis ma räägin digiasjast, et ei oleks niimoodi et teile, kes te olete digiinimesed, eks ole, ajab mingit muud juttu, et ikka digijutt. Aga esimene, mida ma tahan teile rääkida, on see, et tegelikult ajal, kus me praegust elame, siis mida mina näen, on see, et on toimunud oluline, tegelikult murranguline muutus sellest, et tõesti, ma ei tea ühtegi organisatsiooni, kes ei üritaks midagi muuta missioonitundest. Ja see on fenomenaalne, sest inimesed lähevad tööle sinna, kus on tõsine missioon. Inimesed tulevad ära sealt, kus on missioon kadunud või seda ei suudeta ellu viia. Ja missioonitunnetus on ühiskonnas muutunud kriitiliseks. Seda te kõik, ma loodan, et tunnetate, aga veelgi enam, et see väike pikk, mis mul on see, et ma näen täna hetkel 3 missiooni, mida enamus ettevõtted üritavad ellu viia. Nendest kõige esimene missioon on võib-olla teile kõigele tuntud. Ja see on andmemissioon, digimissioon. Ehk tegelikult täna siin laval on ka korduvalt kõlanud see, et me kasutame andmeid, me viime andmete põhjalt teadlikud otsused ellu, me pühendume kliendile ja me teeme kõik kliendi jaoks paremaks lähtudes andmetest. See on tegelikult väga selgelt nähtav visioon ja missioon. Ma kasutan mõlemat siin, kuigi missioon on see, et seda missioonina ehk andmetega hästi tehes me täidame ju oma missiooni. Teine missioon, mida tegelikult täna ühiskonnas väga selgelt on tunnetatav, paljud kutsuvad seda rohemissiooniks, kes tahab öelda keskkonnamissiooniks, kes tahab öelda vastutustundliku ettevõtte missiooniks, mis on samamoodi väga selgelt ühiskonnas tunnetatav, et organisatsioonid otsivad midagi, mille osas nad tahavad olla teistest paremad ja pakkuda enamat. Aga kõige huvitavam minu jaoks on see, et ma olen avastanud ühe missiooni, mida väga mitmed organisatsioonid täna üritavad reaalselt ellu viia. Kusjuures ma ei ole veel kuulnud, et keegi seda on sõnastanud. Ja see, mis minu jaoks täna nähtavaks on muutunud, on selline missioon, mille nimi on kiirus. Kes tahab, võib nimetada seda teise sõnaga. See, mis toimub, ja kui te vaatate mitmeid organisatsioone, küsimus ei ole selles, kas neil on roheline jalajälg või mitte ja kas tehakse. Küsimus ei ole selles, kas meil on andmeid, sest andmeid reeglina ei olegi.
Aga mis on oluline, on see, et asju tuleb teha väga kiiresti. Ja see on mantra, mida organisatsioonis tegelikult tänasel hetkel on tõstetud missiooni tasandile. Küll mitte sõnades, aga tegudes. Ja kui aus olla, siis see on üks, mis hetkel juhtimislikult on meeletu väljakutse. Ühelt poolt andmed, ühelt poolt vastutustunne ja kolmandalt poolt siis kiirus. Aga mis on reaalsus, kui need on missioonid, mida me ellu viime, siis tänasel hetkel, ja miks mulle siin täna meeldib ollagi, et alati on hea jälle rääkida juhtimisest, sa saad olla nagu küüniline. Siis tegelikkuses see, mida ma nagu näen, on hoopiski see, et me elame juhtimislikult väga keerulisel ja huvitaval ajastul. Digikodud on üks väga huvitav olek. Nii nagu täna siin, saalis on enam-vähem pooled kohad, juhtimislikult me peame igapäevaselt töötama. Omnivas meil on 2400 inimest. Peame igapäevaselt töötama inimestega, keda me ei näe, kas nad on kodudes, kas nad on mujal. Mis on muutunud siis juhtimislikult? Ja ma saan öelda, et 3 tegurit on ilmselgelt tänasel hetkel muutunud varasemast oluliseks. Esimene ei ole teie jaoks võib-olla saladus ja see on väärtused. Huvitaval kombel, kui tuli pandeemia, lõpetati organisatsioonides väärtuspõhise juhtimisest rääkimine. Miks? Ma ei tea. Aga see oli selge shift sel hetkel, keegi ei rääkinud väärtuspõhisest juhtimisest. Ometigi, ainult väärtuspõhise juhtimisega on võimalik digiühistul juhtida. Sest kõik inimesed, kes on kodudes, teevad ise otsuseid. Juhid ei tee otsuseid. Nüüd see, et inimene teeb õigeid otsuseid oma protsessis, tähendab seda, et organisatsioon peab olema kultiveerinud selleks hetkeks õiged väärtused. Muidugi on lisaks väärtustele oluline see, et inimesel on teada, millist tulemust tema käest oodatakse ja millist rolli ta täidab. Need aga ei tööta kokku ilma 2 asjata. Üks on väärtused ja teine on koostöö. Ainult väärtuste ja koostöö olemasolul on võimalik selles digikodude maailmas või digikontorite maailmas meil saavutada reaalset tulemust. Ja nüüd selles digikodude maailmas oleme avastanud, et on olemas inimesed, kes on digipimedad inimesed. Täiesti uus klass, sündinud. Ja kes on digipimedad? Just hiljuti ma nägin ühe oma kolleegil mailboxi, kus oli umbes 960 lugemata meili. Number seal all. Mina arvan, et varsti on iPhone'il vaja uut versiooni, sellepärast et need ühikud, mida sinna peale näidatakse, need on juba 10 000 lugemata asju. Aga muidugi võiks öelda, ma olen kõige poolt chat-ruumides ja asjades, infot tuleb palju, kõike muud. Miks ma kutsun inimesi digipimedateks tänasel hetkel? Tegelikult oleks õigem öelda, et nad on digipoolpimedad. Nimelt, kui sa saadad meili täna kellegile, siis ma loodan, et siin saalis muidugi kõik vastavad koheselt. Sellele meilile, et aitäh, sain kätte. Vastan sulle 3 tunni pärast või 2 päeva pärast. Enamus inimesi nii ei tee. Ta on kodukontoris või kusagil mujal. Ta ei vasta sellele. Ta ei vasta mitte ühelegi sõnumile. Sa kirjutad talle chati, chatis ta vastab. Teine ei vasta chati selle. Teine kirjutab jälle hoopis, ma ei tea, saadab sõnumi. Ühesõnaga, tänasel hetkel juhtimislikult pead olema sa hiromant. Et teada, millises kanalis, kellega sa suhteldes pead
selgelt sõnumit andma, nii, et see inimene ka tulemuse toob. Sellel on muide fenomenaalne üks külg ja nimelt nende digipimedatele on lisandunud digikurdid. Ja nende hulk on muide dimensionaalselt suurem, ma võin öelda teile. Ehk, ma ei tea, mind õpetati kunagi, et kui on probleem, siis ära kirjuta, helista. Nagu reaalselt helista, sellepärast, et sa jõuad umbkaudu 10 korda kiiremini asja lahendatud, kui sa saadad meili. Ja nii mina olen seda praktikat seniajani teinud, et kui on mingi probleem, siis ma helistan. Aga tänapäeval, nii nagu sõnumitega on niisugune lugu, lihtsalt inimesed ei võta enam telefoni. Ja tagasi ka ei helista. Ehk me oleme jõudnud digikurtide, digipimedate ja poolpimedate maailma. Võib-olla mõni tunneb ennast ära. Võib-olla mõni tunneb, et see ongi reaalsus, sellega tuleb kohaneda. Nii on, sellega tulebki kohaneda. Aga see ei ole ainuke väljakutse. On olemas ka niisugused asjad nagu digisurnud juhtimisel. Ja ma ei räägi sellest, et rahvastikuregistris meil kustutati ära, palju, 60 000 inimest. Lihtsalt tapeti, massimõrv. Lihtsalt sellepärast, et nad olid valesti sinna kantud kunagi. See on omaette digisurm. Mina räägin pigem nagu võiks olla isegi rohkem digihalvatusest või digisurmast selles kontekstis, et see tehnoloogia, see info-hulk, mis peale tuleb, need samad sõnumid, nendele vastamine, mitte vastamine ja tegelikult töö intensiivsus pandeemia ajal on ilmselgelt kasvanud. Ja me kõik, olles olnud kas siis kodukontorites või kaugtööl, me tegelikult oleme tajunud mingit hetke, kus on väga raske tõmmata piiri töö ja puhkuse vahel. Osadel inimestel on see kergem, osadel inimestel raskem. Ja veelgi enam tegelikult ju need tegurid, mis on selles nõndanimetatud kodukontoris, tekitavad ilmselgeid pingeid. Suuremaid pingeid, kui tegelikult on olnud meie töökeskkonnas sagedasti. Sest mõnes mõttes on töökeskkonda minekul võimalik ennast ümber lülitada, jätta taha nagu kodused pinged ja võib-olla vastupidi, mis viib selleni, et see, millega täna juhtimislikult igapäevaselt tuleb tegeleda, on see, et kuidas inimesed ei muutuks digisurnuks. Ehk kuidas me hoolitseme oma inimeste tervise eest. Seda on ka siin täna käinud lavalt läbi see teema, aga see teema tegelikult on ääretult valus. Olles olnud ka Statistikaameti peadirektor, just hiljuti siis tulnud üle sealt Omnivasse, siis see on Eesti ühiskonnas ikkagi kardinaalselt muutunud ja tegelikult ka COVID-i või pandeemia ajal kasvas veelgi jõulisemalt probleemide hulk ja inimeste hulk, kes siis nende probleemidega tegelikult arsti juurde pöördusid. Miks ma sellest räägin siin sellel juhtimise kohas? Ma tahan öelda, et meil kui juhtidel on meeletu vastutus sellel hetkel muuta oma juhtimisstiili. Ja kui keegi mõtles, et pagan, et nagu väga hea, et ma saan anna käsud kätte ja ma töötan nii, nagu ma töötan, siis see on see koht, kus tegelikult me peame mõtlema reaalselt. Aastaid ühtemoodi juhtides, siis see juhtimisstiil tänases ühiskonnas on tegelikult oma aja ära elanud. On veel põhjuseid, miks ma ütlen, et see on oma aja ära elanud. On selgelt, nimetame seda digitalentideks, muidu digitalentidega on selline, või talentidega üldse on selline huvitav fenomen, et kui sul on ettevõte, siis reeglina on nii, et kui sul on kliendid, siis sul pole talente. Ja kui sul on talendid, siis sul pole kliente. Ma ei tea, miks see nii on, aga täiesti fenomenaalne, et nagu
kogu aeg käib nagu asi tsüklis, et praegust neil on palju kliente, jummal otsid neid talente taga ja vastupidi. Aga need talentide puhul, ja Madis tuleb vist rääkima talentidest pikemalt, et kuidas tema leiab neid talente ja muud, olen mina täheldanud huvitavat fenomeni ja ma ei pea selle all silmas nagu lumehelbekeste fenomeni või uue generatsiooni tulekut. Ma olen, olles väga palju tegelenud viimasel ajal just sellega, et värvates juhte, ehk ka minu meeskond koosneb erandit ainult juhtidest. Ma olen avastanud, et ma ei leia viimasel ajal meesjuhte. Ma lihtsalt ei leia meesjuhte. Ja olen mõelnud, et mis pagana jama see on, et tegelikult on selgelt kasvamas ja tulemas peale väga tugev naisjuhtide põlvkond. Aga millegi pärast nagu meesjuhid, kuigi kusjuures siin saal on jumala meesjuhte täis, ma vaatan, eks ole, et meesjuhid on kusagile kadumas. Et kas see on generatsiooni teema või midagi muud? Kas mehed lihtsalt nagu tunnetuslikult elavad mingis nagu mängude maailmas? Ja ma olen mõelnud, et issand, selle mängude maailmaga tõesti on üks teema. Nimelt tänapäeva juhtimises, nii nagu ka ennem tegelikult, on vaja kasutada kõiki meeli, kõiki 5 või 6 meelt, mis inimesel on. Ja kui te keskendute ainult 2 meelele, nägemisele ja kuulmisele näiteks, siis tegelikult sellega ei ole võimalik tunnetada ja saada tunnetust tänapäeva süsteemidest. Samas ühiskond ootab aina suuremat spetsialiseerumist. Mul ei ole sellele fenomenile, sellele nagu naisjuhtide fenomenile nagu head põhjendust. Ma ise ootaks noorjuhtide fenomeni muidugi, et tuleks rohkem põlvkonna noorjuhte. Aga ma arvan, et meil on vaja selgelt jälle juhtidena mõtestada lahti see, et kuidas me juhime. Millised on meeled, mida me kasutame ja mil moel me inimestega koostöös seda tegevust ellu viime. Mis viib mind viimase ja kõige olulisema teemani. Ja see on juhtimine ise või juhid ise. Olles vaadanud nii rahvusvahelist kirjandust, aga ka mõeldes Eesti nagu juhtide peale, siis ma olen suutnud leida 4 omadust, mida selgelt igalt juhilt oodatakse. Vaatame, kas te nõustute muga, aga mitte, aga need 4 omadust on väga lihtne. Esimene on see, et oodatakse, et juhil on selge missioonitunnetus. Visioon. Juhil peab olema arusaam, kuhu ta liigub, luues seda visiooni sagedasti muidugi koos meeskonnaga. Aga selge missioonitunnetus. Teine, juht peab olema eeskujuks teistele. Peab olema eeskujuks. Ikka, kui on selgelt nagu eeskujuks teistele, siis ta on liider, juht. Tänapäeva juhilt oodatakse kiirust. Juht peab olema kiire. Usku mitte, aga täiesti selge ootus. Inimesed ootavad otsustamist, kiiret võimalusel. Igal juhul ei taha nad aeglast juhti omale saada. Ja viimane omadus, mida juhilt väga selgelt oodatakse, on see, et juht peab seadma teiste huvid enda omadest kõrgemale. Kui te mõtlete nendele 4 tegurile, siis kes teile meenub? Kes on sellised juhid, kellel on need 4 omadust? On teil mõni mõte? Kohe kiiresti, tunne? Ütle.
Jeesus. Mina nii kaugele ei suutnud mõelda, aga teate, mina leidsin, et Marveli kangelastel on täpselt kõik need 4 omadust. Eranditult, kui te vaatate Marveli kangelasi, eks ole, kõik superkangelased omavad täpselt neid 4 võimet, mida oodatakse juhtidelt. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kuulge, mis aastal loodi esimene kangelane, Superman, kes ütleb? 30 öeldi, no natuke hiljem 38. Kuna loodi Batman? No peaaegu, 39. Kapten Ameerika kuna loodi? No juba jah, nagu see on ka lihtne, eks ole, 41 loodi Kapten Ameerika. No võtame veel nagu Must Panter. Kuna loodi Must Panter? Ja natuke hiljem, 1966. Vaadake, nagu kõik meie juhi eeskujud on loodud eelmise sajandi, isegi esimeses pooles võiks öelda suuresti. Ja see juhtimisiidolid on meil tänasel hetkel eeskujuna juhtides. Nüüd, see viis mind väga kiiresti küsimuseni, et kas tõesti meie juhid on täpselt samasugused ja neil ei ole ühtegi muud ootust või omadust, mida me ootaks nende käest? Tänases digiühistus, nüüd ma saan esimest korda kasutada sõna digi, digihulluse ajastul digijuhtidelt. Ja siis ma hakkasin mõtlema Marveli filmide peale. Hea nagu, kusagilt ju peab laenama neid asju, millest räägid. Ütelge, mis on omadus, mis on tulnud juurde Marveli filmides juhtidele? Seda ma juba muidugi nagu enne vihjasin natuke, et naissoost juhte on tulnud nagu tõsiselt juurde. Aga mitte see. See ei ole nüüd see omadus, mis on kõigil Marveli kangelastel tulnud juurde, mida ei ole olnud algsetes koomiksites muide. See on väga hea vastus. Ma kuulen seda teist korda muide, mulle öeldi eile, et empaatia on tõesti väga oluline aspekt, kuigi ma ise kahtlustan natuke, et naisjuhtidega on seda empaatiat rohkem tulnud kui meesjuhtidega, aga tõesti empaatia on üks osa ja on üks teine veel, mis on veel märgatavam kui empaatia nendes. Õige! Koostöö. Fenomenaalne tegur, mis on selgelt toodud juurde ja mis tõesti on tänapäeva ootus juhtidele. Tänapäeva juht peab oskama väga selgelt teha koostööd. Olgu see poliitik, olgu see eesliinitöötaja, olgu see sõber välismaalt ja nii edasi. Talentide jahil tänasel hetkel. Talente me ei jahi enam Eestis. Me ei suuda neid siit Eestist leida, me oleme kõik inimesed läbi käinud. 1300 või 1 300 000 inimest ei ole väga kaua, ei võta läbi käia. LinkedInis me kõik oleme sõbrad üksteisega, kui pagan võtaks ühe või teise kaudu. Sa pead otsima neid mujalt maailmast, sa pead suurendama oma koostööd ja võrgustikku. Ja see on täna tegelikult oskus või omadus, mida digiajal, digiühistus tegelikult juhtidelt oodatakse. Nii et lühidalt oma niisugust väikest monoloogi siin kokku tõmmates ongi mul lihtsalt sõnum öelda, et ega muidu kõik on eelmisest sajandist. Aga see, kuidas me omavahel koostööd teeme, see määrab meie edu ka väikse riigina tulevikus. Aitäh teile! Aitäh, mul on ka hea meel, et minu koostöö meie publikuga sujus väga hästi ja on tulnud palju küsimusi. Nii kui palusin, kohe sain. Ma hakkan otsast peale. Kas mõni nendest Marveli kangelaste vastastest, nendest väga pahadest, oleks su arvates ka hea juht, kui me siin juba koomiksitest räägime? Ma arvan kindlasti, ma praegust nimeliselt ma pean kohe mõtlema, peast neid kõiki tööl. Nimelt on Marveli kangelastest nii mälu järgi mõned on pöördunud heaks. Mis tähendab seda, et
et noh, jah, ju nendest siis on saanud ka head juhid. Siis on küsimus, kes on digiklient ja kuidas ta tavalisest kliendist erineb? Ma tea, võib-olla küsija alltekst on see, et meil on 2021 aasta, et kas on ka mitte digiklienti üldse olemas? Eesti Postil on või Omnival on? Jaa, on. Veel kord ma ka jälle olles olnud siin Statistikaametis, Eestis on circa 20% Eesti ühiskonnast ei käi online. See tundub nagu absurdselt suur number, aga nii on. Et veel kord, et me peame mõtestama alati lahti, et mis on tegelikult või kes on kliendid, kes ei ole online. Nii et selles mõttes veel kord, ja siin ma ütlekski, et nagu lisaks igasugusele rohevastutusele meil näiteks, ka Omnival näiteks on sotsiaalne vastutus ja see ongi see, et need inimesed peavad saama teenust. Kui sa oleks täna eraettevõtte juht, kas sa viitsiks mõelda nendele 20%-le, kes ei ole, kellega jaamalad on kallid kindlasti ja neid on üles leida raske ja neil tuleb mingi eraldi track-teenuseid üldse teha ja... Aus vastus, jah. Külgi, kui ma oleks erajuht, siis ma muidugi üritaksin mõista, kas sõltumata sellest, et ta ei ole digis, kas ta ka kuidagi on kasumlik. Nii et veel kord, ega siis see, et ta ei ole digis, ei tähenda seda, et ta ei ole kasumlik. Kas kiirustamine juhtimises viib ettevõtted rappa või mäe tippu? Mark Zuckerbergi kuulsad sõnad, move fast and break things. See oli minu lisandus, see ei olnud küsija poolt. Ma toetan Zuckerbergi, aga ma toetaks sellega, et done is better than perfect. Ja sellist kruusi ma muide kontoris ka kannan. Et eriti, kui on tegemist nagu kas siis riikliku asutuse või suurema asutusega, siis ausalt öeldes done is always better than perfect. Suuri infosüsteeme, mida tehakse 10 aastat, ma saan aru, Omnivast ei tule, jah? No ma arvan, et niipea ei tule, just sai viimane valmis, mis oli tolliprojekt ja ma olen siin seda ka teadvustanud, et selles tolliprojektis seal tehti alguses nimekiri kõikidest asjadest, mis võib minna nihu. Nii palju läks. Ütleme, et seal ei olnud mitte ühtegi sellest nimekirjast, mis ei läinud. Nii et 2-aastane projekt, kõik, kogu meeskond vahetus, süsteemid, kõik, kõik mitte midagi. Kõik läksid absoluutselt erandid, aga Eesti pakid seisid õnneks ainult 3 päeva. Ja viimane küsimus siit, milliseid ohte sa näed selles, et naisjuhte on rohkem? See on üks mõnus lõks, ma ei soovita isegi vastata selle. Ei, mina ei näe üldse ohte selles. Ma lihtsalt, ainuke oht on see, et tasakaal kaob mingi hetk ära, eks ole, et ikkagi võiks ju olla siin võrdõiguslikkus ja kõik. Aga ei, ma ei näe ohte, ma tahan öelda lihtsalt seda, et ettevõtete juhtimises nii täna kui tulevikus emotsioonid mängivad ikkagi ka olulist rolli. Ja me juhtidena peame aina rohkem õppima, eks ole, lihtsalt kuidas siis digikanalite kaudu emotsioone paremini juhtida. Sellest meil oli siin hommikul paneelis ka tund aega juttu, et kuidas aru saada, kas inimene, kellega sa suhtled seal sinu alluv või et mis tunne tal üldse on? Jaa, andurid külge on ju. Kiib sisse ja andurid külge on ju, eks ole ikka nagu. Selge. Meie aeg täna siin on läbi. Aitäh ja ootame järgmist esinejat. Suur tänu. Aitäh.